teistmoodi, sest et vaatajaid, kuulajaid on meil ka mujalt Eestis, kes ei ole siia kohale saanud tulla. Seega nemad on meiega kaamera vahendusel. Ja räägime siis täna unenägudest. Me just mõtlesime, et vastu tänast tööd nägime ise sellist unet, mis on nagu nii konkreetse tähendusega ja siis ma mõtlesin, et minul ei ole küll vaja seda kuidagi seletada, aga küll on hea, kui ikkagi keegi see unenäo lahti seletab. Ma nägin sellist mingit ideed ja vardust unes. Ühesõnaga, keegi tuleb ja teeb kõikidest asjadest koopiat ja varastab ideed ära. Head copycatid on liikumas jälle. Jälle nad liikumas. Ma ei näe tavaliselt neid asju niisama unes. Aga ühesõnaga unenägudest. Just. Meil on meie peres olnud alati niimoodi, et vanaema juba kasvatas nii, et kõik hommikul tuli ära rääkida oma unenäod ja siis ta seletas ja õpetas, kuidas neid asju, siis minu vana, kuidas neid asju tõlgendada ja miks sa mida näed ja mis tähendab ja millal unenägu tähendab midagi ja millal ta üldse midagi ei tähenda ja nüüd, kui me põhimõtteliselt ju iga päev saame ja Nina kui mina, et neid pikki unenägusid igal hommikul 10-15 tükki, iga inimene arvab, et ainult tema oma unenäo saadab, et mis see tähendab. Ja siis vahel mõtled, et nii lihtsad asjad, et kas siis tõepoolest on perekondi, kus sellest üldse ei räägita. Kui palju on? Tuleb välja, et on, sest et tuleb välja ka täpselt sama mure, mis oli minul. Ma otsisin aastaid raamatut, mis oleks võimalikult lihtne. Ja selle lihtsuse asemel, et saime nagu kõik võimalike keerulisi asju, ei siis täiesti ajast ja arust raamatuid. Ja näiteks meie vanaema riiulis on sellised unenägude seletajad, mis on siis iga mingi Eesti koha mingid väiksed kohad, kus on siis selles murrakus ja kõik põhiliselt tähendavad seda, et oi, nüüd peab küll adra ette panema teise hobuse või et vahetab just küll see mingi kõbla välja. Põud on tulemas, halb saagi aeg. Mis on sellega täna? Põllumeestel on seda väga vaja. Mina vaatan Clarksoni farmi ja mina nüüd olen hakanud aru saama, põllumeestega tuleb arvestada. Ega peab vist arvestada, jah. Aga samas, mis see linnainimene, kes elab siin, ma ei tea, kas kusagil Telliskivis või Rotermanni kvartalis, mis tema selle adraga teeb, et tal pole seal ka midagi teha, et see unenägu ei seleta midagi. Siis on ju vana unenägude seletaja Freud, lapsed pange näpud kõrva. Kõik asjad, mida unes näeb, kõik tähendavad palluseid. Palluseid ja seksi, kõik on nii seksistlik, kui üldse olla saab, mitte midagi muud ei ole lihtsalt nagu täiesti null. Et sul ongi nagu kaks huvitavat tähemust, kus ma olengi leidnud. Või siis on need tohutult pikad mingisugused tekstid, kus otsid, mis mu unenägu siis tähendas, kui sa ei leia seda üles. Aga tegelikult on unenägu alati sinu alateadvus, mis sinuga räägib mõistatuse keeles. See annab sulle ülesande lahendada, et sa pead selle nagu lahti muukima, lahti mõtestama. Ja ta ongi väga palju just inimesed kardavad oma unenägust, et issand, mis see kõik nüüd tähendas. Ja tegelikult ka hea asi või halba asja hoopis tähendada ja ka vastupidi, et kui oluline on tegelikult see emotsioon selle juures, lihtsalt mida sa unes näed. Et samamoodi inimesed väga levinud asju tegelikult kardetakse, et kui näed madusid unes. Maad on ju teada tõstud, et ammustab sind ikkagi ja tuleb ja teeb liiga ja ilmsi see ju siis sümboliseerib neid igasuguseid inimesi, keda sa võib-olla oma ellu tegelikult ei taha, kes teevad sulle liiga. Aga kui sa näed unes, et ka madu tuleb või tahab sind salvata, aga saad löödel pea maha või kõik minema sealt hoopis, eks. Ja see unenägu võtab teise pöörde ja näitab, et inimesed suudab selle olukorraga väga edukalt tegelikult toime tulla, eks. Ja just sama on ka see, et vana hea tõde, et koer on sõber, aga kui koer hammustab, just, eks ju, siis ei ole ta nii sõber, eks. Et see ongi seesama tõlgendamise teema, et peegel unes on ju, et sa pead ise endasse vaatama nii edasi, et see seoste loomine, aga inimesed ei oska tegelikult seoseid luua. Ja mida kõige rohkem mina olen tähele pannud, et kardetakse, et kui on unenägu, mis koostab tohutu segane, kõik on hästi segane, siis inimesed ei saa aru, aga tegelikult on ju unenäoga samamoodi, et seda saab filtreerima välja ainult need olulised sõnumid, olulised sõnad. Ja sama, mida ka paljud küsivad vist kõige rohkem üldse, surma kohta ja surnute kohta unes, et ma näen ikka oma vanaisa kogu aeg unes. Küsid, mis
ta teeb kunagi mitte midagi. See tegelikult igatsus. Igatsus ja ei ole see, et selle nüüd mingisugune tohutu tähendus peab olema, sest et täpselt see, mida sa tegelikult inimese tunned, eks, või on sul vein jäänud teinamata, onju, et see lahkunu või surnu nägemine ei pea alati olema ilmamuutus või issand, nüüd ta tahab, ta ei olegi rahul mitte millegagi, onju. Et noh, kui ta seal mitte midagi sulle ei tee, tegelikult lihtsalt on, siis see ikkagi peegeldab sinu endaga mälestusi, aga palju, mida sa lihtsalt igatsed tegelikult taga. Just. Nii, aga siis sa kirjutasid selle raamatu 365 ööd. Mida tähendab 365 ööd? Tead, ma mõtlesin, kus see tuli, ma mõtlesin nii pikalt seda, et palju neid nagu olema peaks neid unenägust, mida tõlgendada lõpmatuseni, noh, sa ei jõua ju. Alguses 101. Ma tahtsin 101 teha. Siis ma ütlesin, et nii vähe. Siis seda oli vähe. Nii, ja siis ütlesin 1001, no 1001 ööd meil juba on. Aga ta ei ole unenägude seletusraamat jällegi. Aga 1001 unenägu, kas te kujutate ette neid nagu kirjutada ja võtta ja nii palju asju, mida ise ei ole näinud. Selles raamatus on näiteks väga palju asju, mida mina isiklikult ei ole mitte kunagi unes näinud. Mina ei ole näiteks kunagi unes pallid olnud. No vot. Ja samas on siin väga palju asju, mida inimesed mulle on kirjutanud, mida nad on unes näinud. Ja neid inimesed hästi palju, kes on samasuguseid asju näinud unes. Ja okei, siis see peab olema levinud, sest et kui palju inimesi on nagu näinud seda, aga mina ei ole. Ja siis ma valisin, et aga aasta aja peale ühe korra öösel me keegi ikka midagi siit näeme, nii et 365 ööd sai selleks valikuks. Ei ole tegelikult ju ainult unenägude seletusraamat, seal ma seletan lahti ka sellest, et sellist 3 teemat nagu näiteks must kuu. No seda me teame väga hästi, et mida inimesed teevad musta kuu ajal. Emotsionaalselt on tohutult kõikumisteks, unenäod 3 ööd enne musta kuud, peale musta kuud. Kusjuures tohutu enesehaletsusperiood õudne on musta kuuga just 3 päeva enne ja 3 päeva peale seda. See on selline, kõik inimesed enamasti, kes selle teemal räägivad, ütlevad, et tuleb selline enesehaletsus peale, et tundub, et kõik, mis ma teen, on mõttetu, ma olen maailma kõige õnnetum inimene. Kõik on halvasti. Aga see ongi see musta kuu mõju. Ja musta kuu perioodil on unenäod väga sarnased täiskuu unenägudele. Kipuvad nad olema täiesti utoopilised ja täis tegelikult ikkagi pigem igasuguseid hirme. Et see, et sa näed täiskuu ajal või musta kuu ajal häid unenägusid on ikkagi pigem väga-väga harv. Ja no see, et üldse siis väga hästi magada saaksid, eks. Siis ma kirjeldasingi natukene lahti seda perioodi ja kuidas ennast toetada siis, kui on selline energeetiliselt kuipunkt tegelikult. Et oleks sellest abi. Ja 2 tegelikult sellist unenägudega seonduvalt sellist lemmikteemat mul, mis mind ennast on kõige rohkem kõnetanud, siis üks on uneparalüüs. Ehk siis unehalvatus. Et luuvaine. Luuvaine. Mille kohta väga palju inimesed küsivad ja mida on kohutavalt palju lastel. Jaa, väga palju lapsed siis jah kogevad seda ja eriti need lapsed, kellel on kodus siis keeruline vanematel omavahel. Ehk siis need laste hirmud ja see stress ikkagi väljendub mingil kujul siis läbi unenägude ja just läbi uneparalüüsi. Et kui meel ikkagi ärkab ülesse ja keha jääb paralüüsi, siis ei saa ennast liigutada ja siis me kõik näeme tegelikult, kõik kirjeldavad samasuguseid asju. Musta mingisugust varju või kuju või käkmis või kägistab. Mina olen ühe korra kogenud seda ja see oli siiamaani küünarnukini musta mehe käsi. Ei olnud karvane, ei olnud midagi õpsat. Musta mehe käsi konkreetselt käkis. Mina ei ole kuju kunagi näinud, aga olen kuulnud karjumist ja siis sellist, kuidas naiste pikkade küüntega mööda klaasi kraapimist. See ei olnud mingi paralüüs. See oli ikkagi keegi sul seal. Et väga-väga õudne, aga huvitav see, et just täna mul ka küsiti, et miks on niimoodi, et kõik näevad siis ikkagi nagu üsna nagu sellist sarnast asja tegelikult, et see must kuju alati, et kuidas seda nagu selgitada. Ja vot tegelikult ei selgitagi seda niimoodi enam, ma arvan, et võib-olla psühhiaatrid suudavad selle kuidagi lahti selgitada, et mis selle ajus niimoodi siis toimub, sest ta
väga sarnane vaata sellele, kui näiteks inimene on deliiriumis ja siis näevad ju kõik putukaid enda peal, onju. Et hästi sarnane jällegi selles mõttes. Et aga hirmutav kogemus ja tõesti on ebameeldiv igatpidi. Ja asi, mida võivad täiesti lihtsad asjad tekitada nagu selline magamine, onju, vale toitumine, stress kindlasti hästi palju, jah. Ja siis on kolmas, mis on üks väga põnev selline teema, milleks on lucid dreaming ehk siis eesti keeles kirkad unenäod. Mis tähendab siis seda, kui sa ärkad oma unenäos ülesse ja siis saad aru, et ohoh, see on ju unenägu. Ma saan siin teha ükskõik mida. Ja niiviisi võid sa mitmes unenäos käia, kes on Inceptioni filmi näinud, eks? Väga hea film, kus seda saaks ikkagi treenida, et sa ärkaksid oma unes ülesse. Jällegi aju tuleb üles elatada, aga keha jääb paralüüsi ja siis saad seal toimetada ja saad proovida lennata, küsida küsimusi võib-olla, kellelt iganes sa tegelikult tahab küsida, eks. Ja saab seda ka treenida, aga kuskilt vaatselt muutub ebatervislikuks nagu ikka. Mina olen muide näinud, nüüd enam ammu mitte, aga terve oma lapsepõlve ühte ja sama unenägu. Ja sellel unenäol oli 2 osa. Esimene osa oli see, et ma olin mingis toas ja tahtsin olla kõigist kõrgemal. Ja siis ma hakkasin kätega vehkima hästi kiiresti ja ma sain lennata ja mind taheti kogu aeg jalgupidi nagu alla tõmmata. Aga ma olin alati kiire ja ma tõusin kõrgemale ja ma mõtlesin, et issand, kui hea see. Ja midagi muud pole vaja teha, kui nagu tugevalt kätega õhku alla suruda. Ja siis ma sain lennata ükskõik kuhu. Teine asi oli see, kuidas ma sain õues lendu tõusta. Ma lendasin rohuliblaga, nagu nõid luuaga, aga rohuliblaga. Ja ise mõtlesin, kuidas see libla kannab. Ja alati kannas. Ehk et terve oma lapsepõlve. Sellest hetkest, kui ma läksin telesse tööle ja sain tuntuks, sellest hetkest ma enam selle und ei näinud, aga siis ma sain aru, aga vahepeal seda kätega vehkimise lendamise tunnet, siis kui on mingid sellist palju kadedust olnud või selliseid koledaid mingeid aspekteid kusagil, siis ma ikka näen seda, kuidas ma tegelikult kätega vehkides ikkagi saan kõrgemale. See ongi see, vaata, kui keegi tahab sind muudkui alla tõmmata ja sa saad ikkagi eest ära minna ja tõusta sinna kõrgustesse. No vot, nagu mina ikka jälle oma selle ühe sama majaga, kus ma muudkui rändan iga kord enne, kui hakkab mingi suur uus projekt, siis ma avastan sealt uue ruumi ja jälle issa ma pean koristama, hakkama seda ja seal kõike renoveerima. Ma saan aru, et see on nii suur töö lihtsalt veel ees. See on ka, seda olen mina ka näinud, et selle seletas mulle kunagi ära ka üks psühhiaater väga hästi, nagu see, kui sa lähed ja uksed avanevad, et see tühjad ruumid. Et see oma alateadvuses käimine või see on väga huvitav. Ta on huvitav, et ta on sama asjad isegi natukene hirmus, aga ta on põnev, sest sa avastad jälle mingeid asju ja siis mõtled, issand, jaa, siin on ju see ruum ka. Ja mul on see veel korda tegemata, sest sa saad mingid asjad on sul pooleli jäänud, et sa pead ikkagi vaeva nägema nendega. Et ta on põnev. Ja siis mulle meeldib unenägudes oma surnud sõpradega suhelda, kes räägivad mulle teistpoolsest, mis seal on. Sinul on jah see väga huvitav. See on minul olnud terve elu, et nad käivad minuga rääkimas ja kirjeldavad kõike seda, mis toimub siis inimesega peale surma. Ainuke, mida ma kunagi ei mäleta, on see, et seal on asjade nimetused ja need nimetused on kõik 3 tähega. Ja kui ma kogu muud juttu pärast mäletan hommikul, alati nagu sõna-sõnad mäletan, ma võin kirjeldada, kas meil seerias oli millised sõnumused olid kõige, siis võt neid nimetusi, 3-tähelisi nimetusi ma ei mäleta. Ma tean, et ma olen küsinud, et aga kuidas te magate? Magamise jaoks on see asi, mida nimetatakse 3 tähega. Siis on olemas see, mida nemad siis teevad igapäevaselt justkui oma töö. Seal on 3 tähte. No, poo, puu, pee, mingi asi, aga vot null ei ole. Ja üks mingi asi oli veel, mida ma küsisin ja ka kõik oli 3 tähega ja seda ei mäleta. Ja ma saan seal küsida ka niimoodi nende käest nagu, et kas sa oled näinud vanaema või kas sa oled seda nagu, kuidas tema täna, mis tema teeb, kas ta on uuesti sündinud. Ma saan seda infot kõike nagu unes. Et mis on väga tore, et nendega niimoodi suhelda. Jaa, sest lahkunutega tegelikult, kui sa neid vestlust pead seal unenäos, siis kui sa ei
mäletan neid, siis need on päris olnud. Need tulevad meelde siis, kui on õige aeg. Et üldjoonks, kui sa mäletad neid, siis tavaliselt on selline ikkagi igatsus olnud, et need on sellised tühi-tähi selline. Aga kui ei mäleta, siis nad tulevad õigel ajal seda meelde. Et jaa, ta ju ütles, siuke déjà vu, eks. Et mis on juba väga levinud asi, mida inimesed on tuleselt näinud ette mingeid olukordi. Seda küsitakse hästi palju. Inimesed küsivad, et kas mul on mingi võim, et kui ma näen unes ette asju. Ei ole. See on lihtsalt ju tegelikult see, et sind hoiatatakse või su alateadvus võtab sellel hetkel, kui ta on nagu välja lülitunud reaalsest elust, võtab vastu signaale, mida sa muidu võib-olla ei pane tähele. Ei pane tähele või siis valmistab sind ette mingisuguseks sündmuseks, mis muidu mõjuks sulle liiga šokeerivalt. Et aju ennast välja ei lülitaks siis kuskilt osast, mis pärast šokki inimesed väga suurt šokki on ju teada, et osadel inimestel näiteks vaimne pool ei pea enam vastu, eks. Et ehk siis sa elad selle korra juba nagu läbi unes, ärkad ülesse ja siis sa oled seal juba läbi elanud, kui sa teada näiteks tuleb sulle, et on kellegi lahkumine või midagi muud sellist drastilist, mis su elu muudab, eks. Siis on inimesed rääkinud, et mõni näeb ainult mustvalge unenägusid. No seda, et see maailm lihtsalt ongi mustvalge koldas. Nii või on naa. Ja mõni ütleb, et ma üks ei näe. Vot see tegelikult ei vasta tõele, sest et nähakse küll. Kõik näevad 2–6 unenägu ikkagi öö jooksul. Aga ei mäleta, sest me mäletame tegelikult umbes 5% oma unenägudest üldse terve elu peale, sest et meie pea ei ole prügikast, mis on kõike pahna täis ja vahepeal seda puhastatakse ja unustatakse need ebavajalikud asjad sealt lihtsalt ära, sest et kui kõik unenägusid mäletaksid, mis on täiesti seotud ja tühised, siis no ma ei kujuta ette, mis sinna veel mahuks sinna pähe siis. Ja on inimesi, mis mulle väga meeldib, näiteks minu tädiõder on üks, kes peab unenäopäevikud ja kirjutab alati oma unenäod kõik üles ja tal on ka väga tähenduslikud unenäod ja ta lihtsalt siis on hästi hea neid paralleele tuua. Ma olen täiesti mõelnud, et ma kujutan ette, et ma umbes 2 nädalat võiksin kirjutada, siis ma juba nagu mõtlen, et homme kirjutan ja siis jääb ta kirjutamata, et aga võiks olla selline ilus unenäopäevik, et see on jälle selline asi, mis võikski olla päris unenäo. Sest et siis ongi väga lihtne, siis on teine asi kõrvale võtta ja vaadata, mis see unenägu siis seal tähendas, eks. Aga ma pean kadedusega nentima, et Meri selle raamatu tõi, siis meie Mikuga mõlemad kodus lihtsalt kadedusega vaatasime. See on selle mõttega tegelikult, et sa avad ukse oma magamistuppa. Ja meil on umbes selline musta värvi selline magamistuppa. Et sellist paberit meie ei näinud, kui meie oma raamatuid. Jah, see oli selle mõttega, et peaks sümboliseerima siis tegelikult sellist mõnusat hubast magamistuba, kuhu sa sisened ja kus on siis, see ongi selline võib-olla natukene ongi selles mõttes selline salapäevik või ennustusvahend, et kui sa tahad teada, mis siis sinu enda peas ja alateadvuses toimub, siis see on see koht, kus sa saad seda vaikselt lugeda ja soovi korral enda teada jätta, soovi korral teistele jagada. Minu arvates see on väga ilus kingitus ka või ta selline ikkagi selline ilus armas. Ja selle mõttega just, et ka igas vanuses tegelikult inimestele, et mina mäletan väga hästi, kuidas ma olin selline ikkagi paras plikadits, kui ma need unenäo-raamatud seal vanaema riiulitest avastasin. Õnneks pruudis oli olnud. Aga noor plikadits ma olin, kui ma need avastasin ja see oli nii põnev lihtsalt, et issand, sellega ju saabki ennustada, et mis ma kõik unes nägin ja mis see nüüd kõik hakkab nüüd juhtuma minu elus. Ma arvan, et unenägude maailm on selline, et ükskõik, kas inimene muidu nagu usub mingeid teemasid või ei, et aga oma unenägude peale ikkagi kõik mõtlevad, et ma just täna hakkasin ise kodus arutama, et meil on täiesti tavaline see hommikul see küsimus, et mis unes nägid. Või et kui keegi näeb midagi eriti hullu või midagi ägedat või et siis kui kõik hakkavad kusagilt ülevalt korrustelt sinna kööki kokku jõudma, siis on tavaline, et tead, mis ma unes nägin või kuidagi see on nagu nii levinud asi või see on nagu nii igapäevane või iseenesestmõistetav, et ma soovitan, et inimesed hästi palju oma laste käest küsiksid, mis lapsed näevad, sest see räägib ka väga palju lapse vaimsest tervisest või tema olekust või ka lihtsalt tema tervisest. See unenägude maailm, et seda ei tasu alahinnata, et
tuleb tähelepanu pöörata ja minu arust see on väga oluline. Jaa, nii et ma loodan, et sellest raamatust on palju abi paljudele. Ja nii, meil on küsimus. Nii, Merili. Aitäh, väga põnev oli seda kuulata. Merili, sina kirjutasid selle raamatu. Kersti, sina oled selle ilmselt läbi vaadanud. Kas sa oled kõigega nõus, mida Merili sinna kirjutas? Vaata, unenägude puhul on see, jaa, ma tegelikult olen nõus, sest unenägude puhul ongi see, et sa ei saa tegelikult nagu päris nagu ütleme üks-ühele öelda, et asi on niimoodi. Ei olnud mingid sümbolid, mis on nagu 100% sümboliseeritud seda. Aga nagu Merili ütles, alati on seal taga emotsioon. Et võib olla see, et ta on väga negatiivne või sa pöörad selle ümber selle negatiivse positiivsuseks. Et see sõltub su enda käitumisest ja unes ja nii. Aga üldiselt ma olen nõus ja, et ma nõustun ikkagi Meriliga, mitte Freud'iga, sest et see Freud, see on mul lemmik. Mul sõbrannad vahel kirjutavad, et kuna ma nägin sellist tunda, et mis see nüüd tähendab. Ma ütlesin, ütleb, see on minu nali alati neile vastates, et tsiteerides Freudi on sul lihtsalt meeletu palvese nali. Nii et sa oled natuke Freudiga nõus. Jaa, et see on alati selline hea nali, aga see on hea point selles, et ma olen enamikest kirjeldustest kõik välja ka toonud, et kui see emotsioon on selline või kui see asi on niipidi, siis ta tähendab seda ja niipidi teisteks, et sa saaksid sealt võimalikult ikkagi kätte selle, et see, mis sina nägid, et mis tähendab, on ju, et mitte lihtsalt koer tähendab head inimest ja kogu koos, on ju. Aga kui see koer hammustab sind, siis ei tundu eriti hea. Siis tähendab seda, et su sõber meeldab siia või reedab. Just, et jah. Need sellised sümbolid ikkagi jah. Need, mis on, aga vanaema ütles alati, et vastu neljapäeva, et vastu pühapäeva unenäod lähevad kõik alati täide ja vastu teisipäeva ka võivad minna. Aga teised ei pruugi nii olulised olla. Kaua võtab sellise raamatu kirjutamine aega ja kuidas see protsess välja näeb? Kas sul on ilmselt ka mingi muu töö, et sa ju ei ole iga päev kirjalik, et sa kirjutaks seda? Ma alustasin selle raamatu ideega ikkagi siuke aasta-kaks tagasi, kus ma hakkasin vaikselt kokku panema neid mõtteid, et võiks selle raamatu ikkagi teha. Ja siis oli see, kus ma tundsin, et puudus on sellest raamatust. Aga vot see ongi see, et see ei ole nagu üleöö seda kokku ei pane, sest et neid unenägusid peab olema tegelikult ju palju. Sest inimesi on palju ja unenägusid on selle võrra väga palju, eks. Ja kõigile midagi, et ta võtab aega, et see kirjutamise protsess ise oli pigem nagu lühike. Et siuke 3-4 kuud. Aga kogu see eeltöö pigem, et kõik need unenäod kokku saada, et kogu see info enda jaoks kokku saada, sest ma võtsin sinna ka asju, mida mina ei ole kunagi näinud, on ju. Et just, et see info igalt poolt kokku saada, et kui sa ka vaatad erinevaid raamatuid läbi aegade, kui ühes raamatus tähendab midagi atra, teises raamatus emotsioone, siis sa oled nagu okei. Et leida see tasakaal, mis siis tänapäeva maailmas seda tähendada võiks. Ja seal on ka see, et see ei tule ju selle peale, mida inimesed unes näevad, et vahel saad neid kirju ja loed ja mõtled, kas see inimene on seeni teinud, nagu mis tema unenägudes toimub ja mis mina olen tähele pannud, et on inimesed, kes näevad kogu aeg mingi tohutu action käib inimesel unes, kogu aeg nagu selline film, et võta, pane Tom Cruise peaosas ja sul on täidetud eeter. Aga see ongi inimene, kellel võib-olla see tema sisemaailm on juba selline, kus toimub kõike nii palju ja võib-olla seal on mingeid ideid või ka tema siis ütleme selline parasjagu tema mingi stressilevel on selline, et see kõik räägib nii palju inimese enda kohta. Ja seda küll, mida elavam inimene on, seda elavam on tema unenäod. Ja ma olen mõeldud oma elus näiteks, et nii huvitav oleks olla unenäod. Jah. Et sa istud kabinetis ja siis inimesed käivad ja siis sa uurid. Ma vaatasin ühte intervjuud ühe uurijaga ja siis ta ütles, et issand ei kujuta ette, kui tüütu see on, kui ma kuskile seltskonda lähen ja siis hakatakse mulle rääkima. Et see on jah, et just kui ma seda raamatut ise ka tegin, siis nagu raamat välja tuli harva, kas ma selle pealt tegin valimi, aga mina nägin seda unes. Aga mul on sõber on arst, kes ütleb, et vahet ei ole, kui tema läheb ükskõik millisesse seltskonda, siis tulevad kõik ja küsivad hammaste kohta. Jah. Materjali, millest kirjutada on veel küll, aga kas tuleb ka teine osa? Ei oska praegu lubada, proovime selle esimesega ühele poole saada. Võt nii.
aga aitäh teile ja jätkuvalt raamatud siis Rahvaraamatu e-poes. Tulge vaadake ja kes saab püsiklient, saab paremat hinda ka.